Elva vallas elamine on andnud mulle hoopis teistsuguse hingamise. Justkui nagu oleks rohkem vaba aega. Et suures linnas ma kuidagi ei oleks osanud arvata, et ma lähen tantsima, ma saan käia näiteringis, ma leian aega meeste ansamblis laulmiseks, et kuidagi siin on see vaba aeg tekkinud. Samuti olen leidnud siit omale töökoha, mis on omamoodi pakkunud uusi väljakutseid, uusi inimesi, uusi tutvuseid, tihedamat koostööd vallaga. Puhja seltsimajas töötan kunstilise juhina ja minu ülesannetest on kõik see, mis toimub siin samas lava peal, aidata viia see publikuni, ette valmistada üritusi ja kogu maja tegevuses kaasa rääkida. Mina olen ise sündinud ja õppinud ja kasvanud Tartus. Ja ühel hetkel, kui meie elamispind jäi väiksemaks, siis otsustasime perega, et uus elamiskoht ei saa meil olema enam samas linnas. Et läheme kuskile kaugemale Tartus siis. Ja põhjuseks oli võib-olla ka see, et Tartu elu muutus mõnevõrra üksluiseks ja oli ka liiga kärarikas. Ja peamiselt, miks just Elva valda koha leidsime, oli väga hea pakkumine, mis meie perele sobis. Ja see idee tundus alguses hästi hirmutav, sest me ei tundnud mitte ühtegi inimest sellest külast, Rämsi külast, aga meie üllatuseks oli just vastupidi, seal oli inimesi, keda me tegelikult igapäevaselt ehk ei suhtlenud, aga teadsime, kes oli siis klassiõde või koolikaaslane ja kogukonda sulandumine oli väga kiire ja meie jaoks mugav ja valutu. Ja muidugi oli oluline see, et selles uues kohas, kuhu me elama läheme, oleksid lähedal kool, et meie lapsed saaksid kohe kooli pandud ja loomulikult siis kogukonnakeskused, perearst, kauplus ja nii edasi. Ja need olid kõik olemas ja siin Elva vallas on need tegelikult igas külas küllaltki käe-jala juures. Oma koduküla juures ma armastan kõige rohkem seda, et need inimesed on saanud väga omaks ja see on andnud mulle võimaluse käima lükata või olla üks osaline külaliikumise käimalükkamises ja see on omakorda toonud väga palju uusi väljakutseid ja uusi üritusi ja uusi tegemisi. Elva vallas ma pean ikkagi kodu kõige lemmikumaks kohaks, kellel ei oleks siis kodu kõige armsam. Et sinna on alati hea ja turvaline tagasi minna, aga see kodu definitsioon võib-olla ei olegi ainult seotud selle enda külaga, vaid kogu piirkonnaga, kogu vallaga, et justkui tunne, et minu kodu on läinud suuremaks, kui see ennem oli.